olen Tõnis Laanemäe, olen Hiiumaa haigla haldusjuht. Hetkel oleme siis Hiiumaa haigla teisel korrusel polikliinikus. 2024 lõppes siis haigla renoveerimine suures osas, et tegelikult haigla ei saa ju kunagi valmis, aga väga suur projekt sai ära tehtud. Renoveerimine oli päris suur väljakutse nii patsientidele, personalile kui siis ka haigla juhtkonnale. Ja loomulikult ei saa ehitajat ära unustada. Ehitajal oli see võib-olla kõige suurem väljakutse ehitada töötavas haiglas. Esialgu oli projekt tehtud, et ehitatakse etappidena, osad ruumid ühes kohas, siis teises kohas. Tegelikult töö käigus me saime aru, et see ei toimi või toimib, aga selleks oleks vaja rohkem aega ja tegelikult see on ebamugav, et hästi paljud oli teha selliseid kiireid otsuseid, mängida neid plaane ringi koos ehitaja, projekteerija, personali ja tegelikult ka patsientidega, et patsiendid ka liikusid vahepeal tänu sellele ehitusele. Et ühel hetkel olime olukorras, kus oli vaja rajada konteinerlinnak, kus siis osa haigla funktsioone sai nii-öelda toimida. Ja ega üks asi on see asi ära planeerida ja ära teha, teine asi on see, et kõik sellised asjad meditsiinis vajavad tegevuslube, kooskõlastamisi, meeletu töö tegelikult. Aga ma arvan, me saime päris hästi hakkama. Et eks tegelikult haigla ja üldse meditsiiniteenus on ju hästi oluline kogukonna seisukohast. Et meil tuleks uusi inimesi, noori peresid. Tegelikult Hiiumaa haigla on ju ainuke haigla Hiiumaa maakonnas. Samamoodi siin peavad olema mingid teenused. Väga paljud haiglateenused või enamus haiglateenused ei ole kuidagi kasumlikud. Ja see ongi meie haigla eripära, et neid asju tehakse patsiendi jaoks, mitte ei vaadata nii väga rahanumbrid. Ja samamoodi need tervisekeskused, mis on renoveeritud, et ikkagi perearsti patsientidel on oluliselt mugavam perearsti juures käia kui vanasti. Kindlasti on perearstidel endal ka paremad töötingimused ja sellest tulenevalt on ilmselt ka ravi kvaliteet parem.